5 + 3 minutit, palun! Aitäh, austatud kolleegid! Kõigepealt ma tahan öelda ühe väga konkreetse lause välja, et mina ei ole vaktsiinide vastane ja ma leian, et see inimene, kes tahab ennast vaktsineerida, võib seda täiesti vabatahtlikult teha. Kui pöörata pilt nüüd ajalukku, siis ma mäletan väga selgelt, et Kanal 2 oli ka reporter, läks kaamerate ette ja lasi endale gripisüsti ära teha. Täiesti normaalne, aga see, mis toimub praegu, on minu hinnalik täielik survestamine inimesi vaktsineerima. Ja kui ma täna hommikul vaatasin televiisorit, siis lihtsalt see Terevisiooni hommikune osa tähendab, ma ütlen, ma väsisin ära sellest. Aga ma tahan täna puudutada aspekti, mida ei ole siin eriti käsitletud ja panna inimesi selles osas mõtlema. Kõigepealt tahan öelda seda, et möödunud aasta 5. oktoobril on sõlminud endine peaminister Jüri Ratas WHO-ga lepingu. Ja selle lepingu nimi on siis vastastikuse mõistmise memorandum koostöö kohta digitaalse tervishoiu ja innovatsiooni valdkonnas. Kõnealune dokument sellisena on nagu iga teine kavatsuste memorandum lõviosas üldine ja üldsõnaline. Mis aga teeb murelikuks ja paneb häirekella tööle, on lepingu sõlmimise taust, ajastus ja seda valitsuse tasandil ümbritsenud infosulg. Põhimõtteliselt peaks ju tegelikult põhiseaduse järgi ratifitseerima välislepingut ikkagi Riigikogu. Ja pahaendelisus kumab praegusest üldisest taustsüsteemist, kuhu igal muul ajal Eesti kübereduloo ja oskusteabe impordina tõlgendatav tegevus paigutub. Oleme ülemaailmse COVID-pandeemia küüsis juba aasta jagu päevi, millise lahendamiseks juba rakendatavad ning planeeritud meetmed on globaalselt tõstatanud küsimusi eraelu ja isikuandmete puutumatuse, liikumis- ja sõnavabaduse ja muude põhiõiguste püsimisest ning inimeste diskrimineerimise ja segreerimise lubatavusest, nüüd siis juba vaktsineerimist aluseks võttes. On kummastav, et EKRE valitsuspartnerid Keskerakonnast ei pidanud vajalikuks teavitada, veel enam kaasata koalitsioonipartnerid sarnase väga paljudele elualadele siirdeid eviva ning kohustusi loova lepingu sõlmimise protsessi. Kõikides lepingutes, nagu paljud juristid ja ka käesolevas Riigikogu koosseisus juba kogenud seaduseloojad teavad, peitub saatan pisiasjades. Sõnastuses, lingvistilistes detailides ja tõlgendamises. Konkreetselt kõnealuse teksti puhul on ebamugav tõdeda ehk meelevaldselt lepingust johtuvatele tegevusalale rakenduv või salastatus. Osa 6. WHO vastutusest vabastamine nende tegevustest tulenevate võimalike kahjude puhul. Osa 9. Ja viimaseks jäetud võimalus kaasata ükskõik keda, ükskõik milleks kõigis sektorites, alustades avalikust sektorist, lõpetades erasektorini. Kirstordil on memorandumi teine osa, mis sätestab üheselt, et eesmärgiks on töötada välja toimiv digitaalselt toetatud rahvusvahelise vaktsineerimistõendi ehk siis kollase kaardi kontseptsioon, et suurendada ja tugevdada COVAXi ning muude vaktsineerimise läbiviimise seireprotsesside tõhusust, et võimaldada laiendamiskõlblikkust kogu maailmas. Ehk siis sisuliselt on antud jah-sõna väga vastuolulise ja inimese põhiõiguste liikumisvabaduse piiramise aluseks oleva instrumendi väljatöötamiseks ja kasutamiseks. Kas see on maine, mida meie riik vajab, ja kas me oleme andnud nõusoleku olla katsepolügoon ja meie inimesed katsejäneseks selles protsessis? Kõigepealt digitaalne vaktsineerimistõend, mida ma eelnevalt märkisin, see toob kaasa selle, et kes ei vaktsineeri, see ka ei reisi. Inimesed tahavad minna, tegelikult pannakse meid sundvaliku ette, ehk siis toimub selles kontekstis sundvaktsineerimine. 6. osas räägitakse veel ka konfidentsiaalsusest.
tunnistatakse, et iga osalise valduses võib olla konfidentsiaalset teavet, mis kuulub talle või temaga koostööd tegevatele kolmandatele isikutele. Mis tahes sellist teavet jagatakse ainult osalistega sõnaselgelt kõnealust teavet käsitletava eraldi konfidentsiaalsuslepingu alusel. See tähendab, meie ei tea, millist infot jagatakse. 9. osa puudutab vastutus. Iga osaline vastutab ainuisikuliselt selle eest, millisel viisil ta teostab oma osa käesoleva vastastikuse mõistmise memorandumi kohasest ühisest tegevusest. Seega ei vastuta osaline teise osalise või selle osalise töötaja või alltöövõtja käesoleva vastastikuse mõistmise memorandumiga seoses või selle tõttu kannatatud või tekitatud kaotuse, õnnetuse, kahju või vigastuste eest. Sisuliselt tähendab see seda, et WHO pühib kõikidest võimalikest probleemidest oma käed puhtaks. Lähme edasi. Rakendamine. Mis igat memorandumit, lepingut rakendatakse? Ja punkt 1 ütleb ilusti. Osaliselt määravad kontaktisikud, kes toetavad, jälgivad, vaatavad üle ja haldavad käesoleva vastastiku mõistmise memorandumi rakendamist. Minu küsimus, kas keegi teist siit saalist teab, kes on need kontaktisikud? Mina ei tea. Tõesti ei tea. Aga kui ma vaatan, ütleme, praegusel hetkel toimuvad, kus teadusnõukogu annab nõu valitsusele ja need dokumendid, mille alusel, ütleme, need otsused langetatakse soovituse näol, neid ei ole, sest seda tehakse suulises vormis. Ja huvitav on ka veel see, et selle lepingu kontaktisikuks on märgitud selline inimene nagu Martin Kaevats, kes siis selle lepinguga seotud teateid vahendab. Ja nüüd on kõige huvitav moment, määratud aadressil, ehk siis Martin Kaevatsi aadressil on temal volitus kiita heaks käesoleva vastastikuse mõistmise memorandumi täiendavad lisad. Tähendab, kogu need lisad, mis võivad hiljem kaasneda selle lepinguga, on ühe inimese valduses. Me teame, et Valkla hooldekodus toimus sundvaktsineerimine, kus vägisi vaktsineeriti inimesi. Ja nüüd ma küsin, kas see protsess lähebki selliseks? Minu hinnangul, kes veel mäletab, kunagi oli Molotov-Ribbentropi pakt, põhileping ja selle salaprotokollid. Kas me oleme jälle samal teel? Me ei tea, milliseid lepingu lisasid siia WHO lepingusse veel lisandub. Aitäh!